3 lippi, kuidas valmistada pildistamiseks ette last lasteaias. Milline on siis see aasta meie taust? See aasta on meie taust selline värviline, pastellsetes toonides ja tore. Muidugi, eks me kõik ise teame, kuidas me tahame, et meie laps piltide peal välja näeb, kuid kellel tekib küsimus, et mida ikka selga panna, siis nendel on väikesed juhised. Tema on Gregor. Nagu me näeme, siis tal on seljas ühevärviline sinine polo, see ei tõmba liialt palju tähelepanu ning näeb väga viisakas iseenesest ka välja. Gregor kannab jalas lühikese pükse ning nagu ühel tublil lapsel ikka kombeks, siis neid pükse hoiavad ülevalt traksid, mis on tegelikult päris lahe element minu arust. Lapsevanem võiks ka arvestada võib-olla sellega, et rühmapildi või meeleolupildi või täiespikkuses pildi peal jäävad ka lapsel näha jalad. Niisiis mõelda ka jalatsite peale. Kuigi palljalu oleme ka teinud näiteks täiespikkuses pilti, see oleneb kõik riietest. Ja väike soovitus, et ärge pange lapsele selga neid riideid, milles nad ennast mugavalt ei tunne. Üks asi veel, kamm kaasa. Teiseks, mida pildistamine endast üldse kujutab? Soovitame lapse vanematel seletada lastele, kuidas pildistamine välja näeb, eriti nendel, kelle juures me käime esimest korda, sest siis ei tule lapsele üllatusi ning kõik läheb sujuvamalt. Meie süsteem näeb ette, et me teeme pilte kategooriate kaupa. See tähendab, et võib-olla peab laps käima kaameras mitu korda, kui temast on valitud erinevate kategooriatega pilte, näiteks meeleolupilt või portreepilt või sõpradega pilt. Aga tegelikult kogemus on näidanud, et sellest pole lapse jaoks mitte midagi hullu, sest siis laps harjubki rohkem kaameras käimisega ja ausalt öeldes on ta ka iga korraga rohkem põnevil. Laps ei pea millegi pärast muretsema, sest meie näitame ette, kuidas olema peab kaameras ning anname juhised, mida tegema peab. Näiteks keera pead natukene paremale või naerata. Midagi hirmsat ei ole, õpetajad ja sõbrad on kogu aeg kõrval. Kolmandaks, väike soovitus lapse vanematele, et rühma või klassipiltide tegemise ajal soovitame vanematel pildistamise ruumi mitte tulla, sest siis teevad lapsed paremini koostööd. Päriselt ka, meie kogemus on näidanud, et lapsevanema juuresolek muudab lapsed vähem koostööaltiks, eriti väiksemate laste puhul. Seda informatsiooni ei tasu mitte kuidagi isiklikult võtta, vaid meie kogemus on tõesti näidanud seda, et siis, kui lapsevanemad juures ei ole, siis on nii meil kui lastel lihtsam see pilt ära teha. Aitäh teile tähelepanu eest ning kindlasti vaadake ka meie teisi videosid. Näeme varsti!